Matšpalli paneb mängu Unibet. Mängijatelt mängijatele. Tere kallid tennissõbrad, on 12. aprill ja kolmapäev. Mina olen saatejuht Gunnar Leheste ja Matšpalli saatejuht jätkuvalt Riho Kallus, pole kuskile läinud. Tere! Ootab siin stuudios kannatlikult, millal saab uut saadet teha. Seekord on meil laual entsüklopeedia näol lahti Eesti tennis 100 ja tavaliselt, kui meil enne saadet selline raamat on lahti, siis tähendab, et jutte on minevikust ja jutte on põnevaid. Oleme neid siin, mis meil on juba 3. aasta või? 3 aasta jooksul ikkagi omajagu vorpinud, aga suur hea meel on järjekordset Eesti tennise legendi siin võõrustada. Tere ja palju õnne juubeli puhul Leena Lapimaa. Suur aitäh ja tere! Ja Leena poeg Uno Lapimaa. Tere! Uno, sa ise tead, et kui sinust kunagi eluroo raamat kirjutatakse, mis selle pealkiri on? Ma arvan, Lapimaade tennis või? Ei, ma pakuks parema. Mees, kes pole Jürgen Soppile kordagi kaotanud. Selge, jah. Ja. See fakt on isegi minu arust siin selles Eesti tennis 100 raamatus. Kas vahepeal olete Jürgeniga kohtunud tenniseväljakul? Ei ole, aga ma oleme sõbralikult rääkinud sellest. Et jah, et noorest peast jah, mul vedas natukene, et aga hiljem vanuse klassis kahjuks tal enne vastu ei saanud. Ja. Aga kuidas siis juubelipidu läks? Mis toimus, kus toimus ja palju rahvast oli? Juubelipidu läks pereringis. Nii et mul on 3 last ja 6 lapselast ja õde ja teised sugulased, nii et väga suuri pidustusi ei olnud kodus pereringis. Ja kõik läks hästi. Kuidas teisiti? Tahaks küsida Leena käest kohe, et nii kaua kui minu ellu ilmus nimi Lapimaa ja nii palju, kui ma tean perekonnanime Lapimaa, siis kõik Lapimaad oskavad väga hästi tennist mängida, et kas on nii, et kas on mõni Lapimaa, kes tennist ei mängi ka või? On veel jah, 2 Lapimaad. Kes ei mängi? Üks on Uno tütar Leena Lapimaa ja teine Uno poeg Leo Lapimaa. Ülejäänud mängivad kõik. Kuna nad on jah veel nii väikesed ja pole tennisega veel kokku puutunud. Ma täpsustaks, et Leo mängib päris palju meil kodus, palliga, reketiga, vastu seina ja põrandaid ja siis Leena proovib ka, aga Leena on natuke teistsugused huvid. No näed, siis sul oli vana info, nii et kõik Lapimaad mängivad tennist ikkagi. Et mõlemad on siis sinu lapsed, Uno? Minu lapsed, jah. Räägime selle dünastia, ma arvan, et veel suuremat lahti, et mis liini pidi neid Lapimaasid veel on ja kui palju kokku? Ma mäletan ühte lahedat grupifotot, mis sai ka avaldatud selles tenniseajakirjas, kus ma Uno sinuga ja sinu kaasaga intervjuu tegin. Aga oskate nüüd, mitme sõrme peal saab kokku lugeda? Mitme käe peal? No alustame siis minust, eks. Mina olen Lapimaa, Villem Lapimaa, minu abikaasa. Ja siis on lapsed, on Villem Lapimaa. Kes on Villem 5? Kes on Villem 5, jah, peres Maria Lapimaa. Nüüd on ta muidugi abikaasa nimega. Siis on Uno Lapimaa ja nende lapsed kõik. Kas ma loen lapsed ka ette? Numbrist vast piisab. Jah. Ja. No Villem 5. on 2 last, Marial on ka 2 last ja Unol on 2 last. Et siis kokku 6 lapselast on minul. Ja kui kõigile, väärjalt on need 2, keda me nimetasime, reket kätte anda, siis nad teavad sellega, mida teha? Põhimõtteliselt küll, jah. Nad on kõik kokku puutunud tennisega ja näiteks Maria abikaasa, oskab tennist mängida, Villem 5. abikaasa oskab tennist mängida, kõik on õppinud. Aga ma ei tea, hakkame seda ajaratast kerima. Leena, kuidas teie kätte reket sattus ja mis asjaoludel? Ja millal, kui oled mälus alles? No jah, see oli hästi ammu, see oli 1959. aastal. Ma olin 6-aastane ja ma elasin ühes majas Kadriorus
Tiiu Maasinguga. Tema oli minust 2 aastat vanem ja käis koolis juba aga alati peale kooli me saime koduõue peal kokku, eks ju, ja mängisime väljas ja ühel päeval ma vaatan, et Tiiut ei ole ja teisel päeval ei ole ja siis ma küsisin ta käest, et Tiiu, et miks sa enam õue ei tule? Tiiu ütleb, et ma ei saa, et ma lähen tennisetrenni. Ühesõnaga, koolis oli käidud ja kutsutud siis lapsed tennisetrenni Kadriorgu, endisesse Mererajooni spordiklubis kooli. Ja minul hakkas seal õue peal igav ja siis ma üks päev lihtsalt jalutasin temaga kaasa. Kõik oli suhteliselt lähedal, eks ju, kodule ka ja arvatavasti emale ikka sain öelda, et ma lähen ja nii, et nii see alguse sai ja siis muidugi ma olin hästi pisike, sel ajal veel nii noori nagu ei võetud gruppidesse, eks. Võeti ikkagi juba neid lapsi, kes koolis käisid. Ja sattusin siis treener Rein Sanderi juurde ja siis ta vaatas mind ja andis mulle niisuguse, kui te lumelabidat ette kujutate, eks ju, aga hästi minivariant oli lumelabidaga. Täpselt vineerist tehtud, nagu lumelabidas kätte ja öeldi, et näed, mine sinna seina äärde ja pallid olid olemas, eks ju, seal ka ja et vaata, mis sa seal siis tegema hakkad ja vaata, mis teised teevad ja nii ma siis käisin seal 2 aastat, olin seal seina ääres. Üksinda? Ei, seal oli veel lapsi kindlasti, aga sest väljakuid oli vähe ja eks ega seal kõik ei mahtunud ju korraga sinna tenniseväljakutele ka ja aga see on mul see päev on mul väga hästi meeles, kui ma Tiiuga kaasa läksin lihtsalt, et nii algas minu siis see tennisetreeningutel käimine. Alati, kui ma neid labidaga pilte märkan, mida selles raamatus on ka piisavalt ja on ka Toomase käes, väikse Toomase käes, et ma alati imestan, kuidas sellega üldse võimalik pallile pihta saada või üldse sellega üle võrgu midagi lüüa. Aga kas väikest last siis seina ääres 2 aastat toksimine ära ei kohutanud või kuidagi motivatsiooni ei tapnud? Ju siis ei tapnud, ju siis mulle meeldis seda palli niimoodi selle labidaga seal toksida. Ja arvatavasti ma sain hakkama ka, ma arvan nii, et kui ma oleks pallist kogu aeg võib-olla mööda löönud, siis oleks võib-olla see huvi tõesti ära kadunud. Nii, ja siis ühel hetkel öeldi, et väljak sai vabaks? Jah, see periood nüüd juba enam nii on natuke meelest läinud, et millal ma siis täpselt väljakule sain ja millal siis see tõsisem tennisetreening nagu peale hakkas, aga sinna ma jäin ja kuni 18 aastani ma olin siis Mererajooni lastespordikooli õpilane, treener Rein Sanderi käe all ja nagu on teada, siis nüüd ma olen 70 ja ma olen ikka tennise juures, nii et ma tahan öelda seda, et kui ma pensionikka jõudsin ja läksin vormistama oma pensionit, siis pensioniraamat oli kaasas ja esimene asi, mida ametnik ütles, oi, kui iga pensioniraamat teil on. Võib-olla klubi nimed olid vahetunud? No jah, seal oli 2 klubi, kus ma siis nagu töötasin, nii et see jäi mul ka hästi meelde. Aga lisaks Rein Sanderile on üks päris kuulus õpetaja teil veel olnud, Evald Kree. Kuidas tema käe alla sattusite? Jaa, Evald Kree oli nagu Eesti koondise nagu peatreener ja kuna minu areng oli küllaltki selline kiire, nii et ma sattusin sinna Eesti koondisesse, ma noortekoondises olin ka, eks ju, muidugi kogu aeg ja tema noortekoondisega ei tegelenud, aga juba oli selliseid võistlusi näiteks, kuhu võeti ka noorteklassist mängijaid võistkonda, olid sellised võistlused ja siis
ja siis ma sain alustada ka tema käe all treeninguid, nii et noh, jah, võib-olla mitte enne, kui ma olin kuskil 15-16 aastat vana, siis nagu juba läksin tema käe alla ja kuna ma endises Dünamo klubis mängisin, siis Dünamo üleliidulised võistlused olid ja sinna ma sattusin juba ikka päris noorelt mängima kaasa täiskasvanute klassis, nii et 17-18 aastaselt olid juba ikka korralikud mängud seal ja tema juhendamisel siis, jah. Nii et koondise treeningutel juhendas mind, jah, treener Evald Kree, aga noortekoondise juures olid seal treenerid Jüri Põldoja, minu treener Rein Sander, Talvi Märja, keda kõik kindlasti teavad, nemad siis olid nagu tegelesid noortekoondisega rohkem. Koondist oli vaja selleks, et käia Nõukogude Liidu meistrivõistlustel ja kõikidel teistel? No jah, üleliidulistel võistlustel? Jah, üleliidulistel võistlustel me siis tookord käisime, nii et olid koolinoorte Spartakiaadid, võistkonna võistlused, siis oli kevadeti, oli Sotšis oli üks noorteturniir, kus alguses oli võistkondlik turniir ja seejärel siis teisel nädalal oli siis individuaalturniir. Et selliseid võistluseid oli, jah, kus ka võistkondadena käisime Eestit esindamas, jah. Kui me jõuame vaikselt tiitliteni ka ühel hetkel, aga kas südamelähedasemad on ikkagi need üleliidulised võidud või kodused meistritiitlid? No mul oli väga hea meel, et ma ikkagi tulin ka Eesti täiskasvanute meistriks, kuna konkurents oli meil siin Eestis selles mõttes tihe. Tiiu Parmas, tenniselegend Liidia Nurme, Maria Aimre. Tiiu Neiland oli juba nagu, kui mina juba hakkasin kaasa mängima täiskasvanute klassis, oli juba nagu lõpetamas, teda enam ei olnud, nii et ja kui mul õnnestus 2 aastat järjest võita Eesti naiste Eesti meistritiitel, siis see oli 69-70 või? 69 ei, ikka hiljem. Mis aasta oli 70? See oli 80 ja 81 minu meelest. Okei. Ja siis ma ikka olin juba... Ja esimene aasta oli Tiiuga finaal, jah? Esimene aasta, jah. Üks aasta oli Tiiu oli finaalis. 80 oli Tiiuga, mul on mäletan, pilt on silmees, kus auhinnaks olid need Miškad ja siis oli Moskva olümpiamängud, eks ju. Oli, jah, ega ma ei eksi. Kas sellest mängust ka midagi meeles on? On. Mida? Sellest mängust on meeles selline asi, et ütleme siis nii, et kuna mul siis nagu oma isiklikku treenerit enam ei olnud, eks, ja ma pidin selleks mänguks ette valmistama ja mul oli küllaltki hea vorm ja siis ma mõtlesin terve päev kodus, eelmine päev, et kuidas ma Tiiu vastu peaksin mängima, et teda võita. Sest see aeg oli ikkagi rohkem, tennisemäng oli taktikaline mäng, eks, ütleme, selliseid. Ja oli vaja see õige taktika leida, et Tiiu kaitsemäng, Tiiu oli kaitsemängija, et Tiiu kaitsemäng nagu lõhkuda. Ja ma mõtlesin selle välja ja tõesti mul õnnestus võita teda 6-3, isegi 6-1 või midagi sellist, küllalt 2 setis ja kõik kuidagi õnnestus ja ma sain ja selle üle oli mul hea meel, et ma ise sellega hakkama sain. Kus see mäng toimus? See toimus Kadriorus, esimesel väljakul. Kuidas publiku huvi toona? Kadrioru tenniseklubi. Kuidas publiku huvi toona oli? Publiku huvi oli väga suur, tribüünil ei olnud vabu kohti. Et need nimed nagu Tiiu Parmas ja üldse meie Eesti tennise tipud ikka meelitasid rahvast väga palju ligi, nii et oli spordiinimesi, oli niisama tavainimesi, nii et rahvas käis tennist väga palju vaatamas. Riho, igatsed tagasi neid aegu, kus Eesti meistrivõistlustel ei ole vabu kohti?
ma mäletan lihtsalt mul selle Leena jutu peale tuleb meelde, et Toomas Leius ütles mulle, see oli kompliment muidugi 2007, kui ma Eesti meistrivõistlusi Kadriorus korraldasin, siis ta ütles, et no nüüd vist sa tegid publiku rekordi, et no sellist asja nagu, mis nagu 60-ndatel olid ju kogu aeg tribüünid täis, et ega vahepeal ikkagi selliseid asju Eesti meistrivõistlustel ei juhtunud, aga see oli ilus aasta, jah. See oli muidugi palju hiljem. Jaa. Ja kokku siis oleme saanud mitu 2 üksikmängu kulda, 2 hõbedat, 6 pronksi ja paaris mängudes 15 kulda, 6 hõbedat ja 3 pronksi. Kas kõik need medalid on alles ka? Ikka, medalid on kõik alles. Kus need seisavad? Osa on pandud vitriini ja enamus on kindlasti kindlas kohas ühes karbis. Nii et kõik on olemas. Diplomeid on olemas hästi palju. Karikaid see aeg anti vähemalt nendel võistlustel, kus mina sain osaleda, nii et karikaid ei ole eriti, aga medaleid on küll palju, jah. Teeme ühe põike isikliku ellu ka, et kust ja kuidas ja millal see Villem siis välja hüppas? No Villem alustas tennisetreeninguid 9-aastaselt, ma tean. Ja tema alustas neid Kalevi tenniseklubis Erne tänaval, sest tema elas seal kandis. Nii et ja noorteklassis muidugi, kuna me mängisime noorteklassi turniire, oli päris palju, nii et teda ma juba tundsin sellest ajast peale, kui võistlustel hakkasime käima, eks. Nii et see ongi siis võib-olla see vastus, et kus ta välja hüppas. See otsustav kohtumise hetk. Dünamo ja Kalev 2 põhilist rivaali omavahel. See ei ole ju ometi võimalik. Kuidas see niimoodi nüüd juhtus siis? No, eks elus on ikka nii, et mõned asjad juhtuvad nii üleöö ja eks see meie kiindumuse lugu hakkas ka niimoodi peale, et järsku ühel päeval käis klõks ja nii see algas. Aga koos võistlusreisidel käimist on ka tulnud ette? Ikka on, jaa. Aga enamus noorteklassis oli muidugi neid hästi palju, eks ju, ja kuna Villem oli ka noortekoonduse liige aga ka täiskasvanute klassis sai käidud ja koos. Kas oli segapaar Lapimaa ka väljakul või? Ei olnud. No tähendab, noorteklassis me mängisime, kuna nüüd tema oli oma vanuste tipus ja mina olin ka ja meil on aasta ainult vahet, siis me saime koos mängida ühel aastal, eks ju, ühes vanuseklassis ja siis me mängisime segapaari koos ja täisvanuste klassis ei mänginud. Selles mõttes, et siis mul oli partneriteks, oli Tiit Kivistik rohkem ja hiljem seal juba Ain Suurtal ja Alar Mirk ja olid erinevad partnerid, aga nii et temaga ei mänginud rohkem. Vast kõige nimekam partner üldse Nõukogude Liidu meistrivõistlustel olete koos mänginud Rausa Islanovaga. Võib-olla nimi inimestele ei ütlegi nii palju midagi, aga kindlasti tema lapsed Marat ja Dinara, Safin ja Safina. Kuidas te temaga kokku saite? No temaga me saime kokku niimoodi, et kui me hakkasime käima üleliidulistel võistlustel, ma teadsin teda ka juba siis, kui ta noorteklassis veel mängis, aga ma olin nii palju noorem, eks ju, et siis täiskasvanute klassis, et me ikka kohtusime igal pool, igal võistlusel. Aga see, et sai kokku lepitud koos mängida, ju siis oli temal võib-olla selline aeg, kus tal ei olnud teist partnerit parasjagu. Ja mina siis olin ka, kuna Tiiu Parmas ja Liidia Nurme mängisid ka, kas siis oma vahel või oli keegi teine partner, siis
ja mina nagu Eestist rohkem kedagi seal võistlusel ei olnud, siis tema tegi mulle ettepaneku. Jah. Sest mul olid seal paaris mängus üldiselt sellised tagajärjed juba seal võib-olla et oli näha, et ma ikka paarismängu mängida oskan. Ja mulle väga meeldis paarismängu mängida. Te võisite sisemeistrivõistlustelt hõbemedali, mäletate, kellele siis finaalis kaotus tuli vastu võtta? Finaalis tuli kaotus vastu võtta Marosova Grošinalt, kes olid liidu tippus, eriti Marosova, eks oli ka isegi juba ju maailmas nime teinud ja oli seal parema maailma tipus ka. Aastat ka mäletate? Nende aastatega on niimoodi, et ma võin eksida. Mul ei ole konkreetselt niimoodi kirja pandud kõik ja kunagi oli, aga ma ei tea, kuidagi on ära kadunud need päevikud ja asjad. Et ja see koht oli Salavat Julajev. See oli kuskil seal Uuralite kandis, ma mäletan, hästi külm. Ja ma arvan, et see võis olla kas 72 talv või 73 või midagi nii, sest siis minu nagu mängutase oligi võib-olla 71, 2, 3 oligi selline võib-olla kõige kõrgem tase üldse 4 ka. Üleliidulistel võistlustel olid mul nagu kõige paremad tagajärjed ja ma natuke seal nagu torkasin silma, et ma mängisin ka üksikmängus päris hästi liidumeistrivõistlustel, sisemeistrivõistlustel. Aga mitte seal, seal Salavatis, seal mul see üksikmäng kõige paremini ei läinud võib-olla, aga paaris mängus õnnestus siis võita hõbemedal temaga. Ma küsin vahepealt Unolt ka, Uno pole saanud siin häält lahti laudagi korralikult. Et kas on veel midagi ema minevikust, meenutustest, mõni fakt, mida sa polnud varem kuulnud, kas või selle laua taga siin? Praegu ma kuulsin väga palju uusi fakte. Tavaliselt meil on niimoodi, et meie isa Villem räägib päris palju jutte. Et palju ma teadsin jutte, aga uusi fakte sai ka jälle kuulda. See reisimine kindlasti tol hetkel oli hästi põnev ja teiselt poolt kahju, et ei saanud liidust välja reisida, eks. Aga kus olid võib-olla põnevamad kohad, kuhu sai reisida? Ma loen sellest Eesti spordi biograafilisest leksikonist, minu jaoks kõige huvitavam fakt on Nigeeria meistrivõistluste võit. Jaa, vot see oligi 75. See oli 75. aastal, jah. 75 Nigeerias see saadeti mind see sõit anti Nõukogude Liidule nagu. Tähendab, see oli kutsedeks ja siis aasta enne olid seal Nigeerias käinud Liidia Nurme, Tiiu Parmas, Toomas Leius, Indrek Sepp. See sõit anti lihtsalt Eestile, kuna siis mul olidki nagu see 74 olid seal üleliidulistel sisemeistrivõistlustel jälle hea tulemus vist ja ühesõnaga kuskil turniiridel olin seal nagu hästi mänginud ja siis teine aasta siis 75, anti siis mina sõitsin koos Indrek Sepaga kahekesi olime siis nagu mängijatest. Ja kaasas oli treener Sander. Aga kes seal tabelis peale teie nigeerlaste veel olid, et need lahtised meistrivõistlused? Turniir iseenesest ütleme väga kõrge tasemeline, niimoodi ei olnud, maailma nimesid seal ei olnud, aga üks prantslanna oli, Austraaliast oli, meeste turniir oli natuke tugevam, siis olid seal bulgaarlased olid kohal, see on mul meeles seal kaks venda, kes olid küllaltki, kelle nimi oli teada juba, nii maailma tennises ka. Ja minu jaoks nagu need nimed, kes nüüd naiste tabelis olid nagu ei olnud, nii et naiste turniir oli suhteliselt nõrgatasemeline, et mul see turniir isegi õnnestus võita välja väänatud hüppeliigesega. Oho, see fakt tuleb siia juurde kirjutada. Ja, et ma finaalis, seal olid asfaltväljakud ja
kuni finaalini oli suhteliselt kerged mängud kõik ja siis eks finaalis oli seda pinget natuke rohkem, ikkagi finaal ja vastaseks oligi üks prantslanna, kes muidugi Prantsusmaal vist ei treeninud, ta ikkagi oli juba kuskil mujal riigis elas ja siis see algus oli mul nagu küllaltki rabe ja kuidagi selle liikumise ajal seal niimoodi eks õnnestus jalg välja väänata. Ta oli küllaltki hullusti, aga seal külma panime peale, kohe sidusime kinni ja kuidagi kahju oli see finaal ära jätta. Ja nii ma siis mängisin seal selle oma kinni seotud jalaga ja sain hakkama ja õnnestus see üksikmänguturniir ära võita. Ja paarismängus ma vist saavutasin ka esikoha. Nii et ma tulin 3-kordseks ja segapaarismängus koos Indrek Sepaga saime ka esikoha, nii et tulin nagu 3-kordseks meistriks seal siis. Milliseid põnevaid paiku veel niimoodi hoobilt meenub, kus mis oleks huvitavad nii oma asukoha kui ka turniiri lõpptulemuse vaatest? Las ma nüüd mõtlen. Salavat Ulajev on piisavalt kauge koht juba, aga neid reise oli ju veel palju. No reise oli üle terve Nõukogude Liidu, eks ju. Nii et kõik Almatad ja kaugemad kohad Taškent ja rääkimata seal juba Bilissid ja Kiievid. No ja siis oli ka neid reise, kuhu mindi rongiga ja mis võttis aega ikka, et ei olnud niimoodi, et naks ja kohal, et ju lennukid lendasid ka muidugi, aga ikkagi see kõik ju võttis ju aega. No seal kaugemal ikka sai käidud lennukitega muidugi Taškendid ja sellised ja Almatad, sellised kohad. Aga rongiga jah. Aga kui nüüd mõelda väljaspool Nõukogude Liitu, noorteklassis me saime käia Rumeenias ja ma räägiks ühe seiga Rumeeniast ka sellepärast, et ma olin siis, kas ma olin 15-aastane ja seal oli noorteturniir. Mitte võistkondlik, aga individuaalturniir. Ja mängisin ühe kohaliku tüdrukuga väikest kasvu, selline hästi kõhnake. Ma ei teadnud ta vanust ja õnnestus võita 6-0 ja siis tuleb peale mängu, minu juurde tuleb tema treener ja patsutab mulle õlale, ütleb, et oi, et küll sa olid tubli, et sa võitsid meie tuleviku lootust. Ja tema siis oli minust 3 aastat noorem ja tema nimi oli Rusitši. Las ma mõtlen, kas ma võin ka nimega eksida, aga ühesõnaga ja et see on nende tuleviku lootus. Ja tema lõpuks jõudiski naiste klassis, jõudis maailma 10 hulka hiljem. Riho paneb nobedad näpud tööle. Virginia oli eesnimi või? Võt see eesnime ma ei mäleta. Jaa, õnnestus võita ka 78 Prantsusmaa lahtised. Virginia Rusitšil, jah. Aga ta vist oli 8. koht oli tal vist kõrgem koht, see maailma edetabelis. Jaa, just, maailma 8. oli 79. aastal, jah. Tema on Prantsusmaa lahtiste võitja nii üksik kui paarismängus 78. aastal tuli 2-kordseks Prantsusmaa lahtiste võitjaks. Aga tol päeval, kuidas need jõuvahekorrad siis sellised olid? Olid sellised, jah. Nii et see on mul meeles. See koht on nagu hästi meelde jäänud. Mängis veel aasta hiljem, mängis ka Prantsusmaa lahtiste finaalis veel Chris Evertiga, siis küll kaotas, aga nii et sellised nimed. Aga vanuse tagantjärele raalisite välja, mis ta tol hetkel siis oli, kui teie olite 15? 55 sündinud. No jah. Tema 55 sündinud. Siis isegi 2 aastat oli jäi. Noorem, jah. Tema minust noorem. Ma mõtlesin, et 15 ja 13 ta oli hästi nägi välja süge, hästi tütarlapselik, hästi kõhnakene oli ja no Villem on selles samas Eesti tennis 100 raamatus
rääkinud, et ilmselt, seda ei tea ju tagantjärele, et ilmselt või võib-olla oleksite ka teie maailmas esisaja siis või sinna piirimaile mahtunud. Ise olete te selle fakti siin kuidagi pareerinud nii-öelda tahtmismaa? No seda on raske niimoodi, jah. No praktiliselt võimatu. Võimatu jah. Ikkagi, jah, nüüd öelda, kui kaugele me seal oleks keegi jõudnud. Aga nii palju ma võin öelda, et näiteks kui ma olin 18-aastane, siis Nõukogude Liidus minu põhikonkurent oli Marina Grošina. Ja noorteklassis mul teda ei õnnestunud võita. Aga Tallinnas 1971. aastal toimusid liidu meistrivõistlused noortele, see oli siis viimane aasta, kus me saime, eks ju, noorteklassis mängida. Ja mina tulin liidu meistriks, aga Grošinat ei olnud kohal, kuna Grošina mängis Wimbledoni noorteturniiri, mille ta ka ära võitis tütarlaste hulgas, eks. Ja siis läks pool aastat mööda, siis me hakkasime juba mängima, me olime nagu noorteklassiga juba lõpetanud, hakkasime täiskasvanud turniire mängima, eks ju. Ja mina kohtusin temaga kuskil, nii et suvel oli siis see liidumeistrivõistlused, kus tema võitis siis Wimbledoni, mina võitsin liidu noortemeistrivõistlused ja jaanuaris siis mängisin temaga praeguses Peterburis, eks ju, ühte lihtsalt niukest talvist turniiri, liiduturniiri ja mul õnnestus teda võita. Seal oli puupõrand, hästi kiire. Nii et kui nüüd selle peale mõelda, eks ju, siis see näitab, et see meie omavaheline mängutase ei olnud väga suur. Nii et ja kui tema oli seal noorteklassi või võitis selle Wimbledoni turniiri, et kui mina oleks saanud ka sinna minna, ei tea ju, kuidas seal läinud oleks. No sa spekuleerid siin, eks ju, et palju meil neid Eesti tennises neid mängijaid on, kes on Grand Slami võitjat ja Wimbledoni võitjat võitnud. Nii et Võib-olla räägime sellega lahti, et kuidas palju siis sellest Nõukogude Liidu koondisest mitu esimest said suurturniiridele ja üldse nende sellest raudsest eesriidest välja? See on nüüd hea küsimus, jah. Või kas seal mängis midagi veel peale taseme rolli? No ütleme siis niimoodi, et kindel, kes kogu aeg käis, eks ju, Grand Slamid mängis kaasa ja oli Olga Marosova. Mis enne seda, kui mina juba hakkasin, nagu öeldakse, seal nagu täiskasvanud turniiridel kaasa mängima Nõukogude Liidus ka ja mis enne seda oli, ma ei tea, ma tean, et Galina Bakšejeva oli üks selline nimi, kes ka käis võib-olla seal, Anna Dmitrieva, nemad olid nii palju juba minust vanemad, eks ju, nii et nemad käisid väljas, aga kui mul õigesti meeles on, siis ega ikka üle ühe Nõukogude Liidu mängija nendele Grand Slamidele eriti, eks, ikkagi ei pääsenud. Aga pidi selleks olema kõige parem või... Sünnikoht oli ka oluline või? Või oli? Pidi see Moskva olema? Toomas ju sai ka, Toomas ei sündinud Moskvas. Seda küll, jah. Kuna ikkagi Toomas oli ikkagi oma mängu poolest, eks ju, ikkagi tõesti liidus number 1, siis tema sai ka palju käia väljas ja käiski ja mängis edukalt ja nii. Mina ei olnud, eks ju, täiskasvanud klassis number 1 Nõukogude Liidus. Et millest mul on õudselt kahju, on see, et kui me olime 18-aastased, siis oli ka üks võistkonnavõistlus, kuhu kuulus alati 3 mängijat ja Suabo karikas. See oli niisugune tütarlaste, nagu meestel on Davis Cup, eks ju, naistel Federation Cup, siis poistel oli ka Lea karikas ja tütarlastele oli siis Suabo karikas, kus siis ikka olid kõik üle maailma võistkonnad koos ja ma nagu ise lootsin südamest, et ma siis olen seal võistkonnas 18 vanuselt, eks ju, et Grošina number 1 ja siis mina olin seal, eks ju, 2-3, aga millegi pärast mind ei arvatud sinna võistkonda ja see võistlus veel toimus peale Nõukogude Liidu meistrivõistlusi, kus ma olin ka liidu meistriks tulnud, eks ju. Et sinna arvati, jah,
oli, Grošina oli kindel, teine oli seal Jelena Granaturova Moskvast ja siis pandi kolmandaks sinna võistkonda Minskist. Tema perekonna nimi oli Korsun, eesnime ma enam ei mäletagi. Ja põhjendati seda siis sellega, et Korsun on nagu tulevikulootus ja temale anda võimalus siis nüüd harjuda, eks ju, sellise kogemusi saada ja siis mind jäeti välja. Võt see oli mul ikka päris nagu öeldakse, jah, mul oli väga kahju. Et niisuguseid asju oli, jah. Et jäeti ikkagi jah kõrvale, kes olid ära teeninud, aga ikkagi, kui sa ei olnud jah kindel number 1, eks ju, siis võis selliseid asju juhtuda, jah. Ma võib-olla ajas hüppan jälle kuskile 10 aastat edasi. Uno sündinud 87. Mis mõtetega sa kuulad seda juttu, et ei saanud reisida ja ei lastud võistkonda ja sinul kui inimesel, kelle maailm on ikkagi lahti olnud? Jah, eks ma neid jutte varem ka kuulnud, neid Nõukogude Liidu sisede võistlusi, et eks ikka täiesti hämmastav, et mis toimus varem Eestis ja Nõukogude Liidus, aga me teadsime alati, et Toomas Leius käis põhimõtteliselt nii palju kui sai, käis igal pool mängimas, et nagu ema vist praegu ütles, et pidi olema väga-väga hea, et kui aeg tipus, et siis nagu sai võimaluse väljas ka mängida. Suuremate ja väiksemate võistluste matšpalle vaata Unibet TV-s, kus sind ootab aastas ligimale 100 000 tasuta otseülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele. Aga räägime, Uno, sinu karjääri ka lahti nii lühikeseks või pikaks, kui see jäi, et millal Uno mängima hakkas? Võib-olla ma sissejuhatuseks enne, kui Unost rääkima hakkad, ma tahtsin lihtsalt mainida seda, et nii palju kui mina selles tenniseringkondades ringi liikunud olen ja tean seda seltskonda, kes on Uno vanuseklassist, kõik, kes Eesti tennist jälgivad, Jürgen Zopp, Jaak Põldmaa, Sven Käsper oli seal, oli vist Freddie Förman veel, Vladimir Ivanov, täpselt, et tegelikult kuldne ajastu ja väga kõva seltskond mängijaid ja noorteklassis number 1 mees oli Uno Lapimaa selles seltskonnas. Et Uno võib-olla oskab ise nüüd kommenteerida seda, et kuidas see noorteklass oli, väga tihe oli teil see seltskond seal? Väga hea seltskond oli jah, et ma arvan oligi, et selline mõnus konkurents, aga oli ikka sõbralik konkurents, et ma alati, kui mängud oli läbi või isegi enne mängu, olime nagu sõbrad, aga kui läks mänguks, siis ikka sai võideldud ja natuke seal möllatud võistlustel. Aga kui poisid 16 ja poisid 18, siis tõesti Jaak ja Jürgen ja Sven ja nad tõesti läksid nagu oma teed ja Vladimir samamoodi, et aga sul oli mingi paha seljavigastus või midagi juhtus midagi? Jah, et ma olin seal 15 või 16 olin, siis oli tõesti, mul oli see diskimurd ja väike isegi lülli kahjustus oli ka, pluss oli see verenäidud ei olnud väga head, et tegin pika pausi tennisest, pidin taastuma. Ja siis see tagasitulek oli nagu vaevaline, et tõesti võttis aasta, 2 aastat. No siis sa põhimõtteliselt enam ei mänginud pärast seda nagu? Jah. Ei üritanud enam, jah? Ma prohviks ei üritanud minna, aga alati oli selline nagu eesmärk minna Ameerika ülikooli nii palju, nii hästi seal mängida kui võimalik, et saada nii hea, saada haridus, et ikka tennist edasi mängida. Tihti ongi valik see, et kui lõpeb kool ära, 12 klass, et kas täitsa nagu kuskil tennise lõpuni, tennise läbi või siis minna prohviks või siis sinna minna USA ülikooli natuke mõlemad tegema, õppima ja tennist koos mängima. Ma arvan, see oli mulle väga õige selline, see oli minu tee. Aga enne seda vigastust, kui palju sa käisid ju väljas võistlemas, mängisite tennis Europe turniiri ja asju, et kuidas sul see aeg läks? Mulle jah, et tuli ka päris tulemused seal poisid 12-14, et vist parim ranking vist tuli seal top 20 hulgast seal, et Euroopas jah, see tennis Europe'i seal turniiridel. Aga see ongi see noorte tennis, et eks see ongi see, mis ütlen oma õpilaste samamoodi, et tihti see talent tõesti alguses võidab, aga see töökus ja sihikindlus, et kõik see hakkab hiljem välja lööma, et
rääkis emast ka, et minu ema õde just rääkis, õde Silva ütles, et Silva mängis ka tennist noorena. Et Silva oli Evald Kree öelnud, et Silva, sina oled talendikas, aga sinu õde Leena on väga töökas. et ka selline kohe näha, et jaa, kusjuures see on nagu hea tähelepanek, ma just ise kogu aeg ka mõtlen, et kus on nagu see piir, et nendest noortest nagu liiga palju ei räägita ja öeldakse, et sa oled tubli ja andekas ja tennis Euroopis üleval, aga see on väga õhkõrn jää, et paar aastat hiljem võib-olla sa ei mängi üldse tennist. Aga Uno, sinust ju räägite tegelikult päris palju. Artiklid ilmusid, oled Õhtulehest leidnud jah, et Priit Põldaja tegi vist artikli minust, kui ma käisin seal ühes akadeemias. Ants siiski? Jah, vabandust, jah. Vabandust, Ants. 2003, 12 juuni ja pealkiri on Kui raha pole, mängijat ei tule. Jah, ma arvan, seda ütles vist minu isa tegelikult, aga ma arvan, et see on nagu käib ka tänapäeval selle asja juurde, et peab olema kõike. Tuge, et finantsiline tuge, peretuge, treenerid, ka nagu föderatsiooni tuge, et eks see kõik see selline nagu kamba vaimuga ühte mängijat või tennise individuaali peab nagu toetama. No ja teistpidi kõik teavad seda, et ükski mängija ei tule ainult raha pärast, see on ka selge. Ja, raha mängijat ei tee, see on ka selge. Sa olid siis Sanchez'i akadeemias? Ja. Kas see on sama, kus Katriin käis? Katriin oli Barcelonas ikka veits teine, jah? Jah, vist. Aga enne mind käis see Sanchez, kuidas ma Casalli nagu maandusin, et mu isa jälle organiseeris seda, et vist käis ka Aia seal natuke trennimas, et mitte nagu täiskohaga, aga käis seal nagu varem nagu trennimas, et see nagu see tagasisele see, et seal on korralikud, mis korralikud, maailma parimad treeningtingimused aasta läbi, et oli ka selline kihvt 2 kuud mul oli seal Sanchez akadeemias. No siin on kirjas, et samal hetkel seal harjutas näiteks Kuznetsova või selline mees nagu Andy Murray, kuni 18-aastaste maailma edetabeli 12. mängija toona. Jah, et Andy Murrayga saime seal põhimõtteliselt iga päev löödud selle pall, et oli väga kehv. Ma teadsin teda, kui ma olin 4, et ta oli ka top 20, top 30, ma arvan, et see oli top 10 juba seal Euroopas. Et väga hea mängija, aga oli näha, et temas on see töökus ja talenti oli ka seal näha, et ta tegi niisugust trikke seal väljakul, et palliga, et nagu jah, et oli kehv vaadata, kuidas ta trenni tegi. Aga kui täna Andiga tänaval kohtuksite ja tunneksite tennisest ära? Või tema sind tunneks? Ei, ma arvan mitte. On sul veel mõned sellised mina tunneks teda ära. On sul veel mõned sellised nimed, kes tulevad meelde, kes on suurde tennisesse jõudnud, kellega tol ajal sai rinda pistetud? Eks see Monfils. Kel Monfils, jah? Kel Monfils. Djokovic on vist meie vanune, et me mängisime samal turniiridel, ma arvan, et ma kordagi temaga mängid. Ja muidugi see Ernest Kulbis, Läti sõber meil. Olid ka 2 suurt sõpra, Kulbis ja Djokovic koos. Ja siis Kulbis on ka selline huvitav, et noorest peast ei olnud kõigest tipus, aga lõpuks ikka oli maailma meeste tippmängijad. Kuskile jõudis, jah? Aga minnes sinna USA juurde, kus sa ikkagi vist umbes 10 aastat veetsid. Et näidata, kui väike on ikkagi maailm. Sa kohtusid seal oma abikaasa Miljanaga, kes siis on tuuritanud Ana Ivanovitši ja Novak Djokovic'iga, et kui väike on tennisemaailm, kui väike on maailm üldse, et sellised huvitavad seosed tulevad ka sealt liinist juurde. Jah, et nagu ema isa kohtusid tenniseväljakul põhimõtteliselt, ma kohtusin ka oma abikaasaga tenniseväljakul põhimõtteliselt, et palju neid inimesi sinna väljakul mahub korraga siis? Väljakud on palju. Tennis on uus, jah. Tihti me enam juba ei mängid, meist me olime rohkem treenerid, et sellel ajal, kui me kohtusime, aga jah, et Miljanaga, me elame Eestis, meil on 2 last ja siiamaal läheb kõik hästi. Ja tema on ka tennisetreener? Jah, et aga praegu on laps puhkusel, aga ma arvan, et suvel jälle, et läheb tagasi Usta tennisakadeemiasse tööle. Kas Serb Lanna näeb seda Eesti tennise asja kuidagi teistmoodi? On ta, kui sa kõrvalt vaatad, on ta teistmoodi treener kui meie enda treenerid?
ja ei, et ma arvan, et meil on ikka natuke seda nagu Ida-Euroopa tennise kultuuri, natuke äkki vähem kui Serbias muidugi, et seal on nagu väga selline, ma arvan, et tennisekultuur on nagu tihti öeldakse, Ida-Euroopa tennisekultuur või siis on Hispaania tennise selline kultuur või siis nagu Ameerika selline, et erinevaid, muidugi võib juurde veel panna, aga ma arvan, Mikil on alati väga hea tähelepanekud, et mis talle meeldib või mis talle ei meeldi, et ma arvan, tema peaks rohkem ise küsima, et mis ta nagu otsa arvab. Ma arvan, et tal on ka selline hea selline Ameerika tennisekultuuri selline silma selline vaade ka, et kuidas seal tehti, kuidas siis Serbias tehti ja kuidas nüüd nagu Eestis tehakse. Teil oli ju kindlasti suur dilemma, kui te pikalt olite Ameerikas ja tahtsite Euroopasse tulla, et kas Serbiasse, kas Eestisse, kuidas ta selle Eesti eluga ja selle kultuuri taustaga kõike harjunud on või olete oma valikus nagu õige valiku teinud rahul sellega või? Ma kui hakkasin otsustama seal Ameerikas, kuhu siis minna, et me ju suht nagu paberil suht valge meil, et kas või Hispaaniad või mis meil nagu alati olenes ka meie tööpakkumistest. Et me proovisime põhimõtteliselt igale poole. Aga mina mõtlesin alguses isegi Serbiasse minna, et natuke nagu isekalt, et tahaks nagu õppida Serbia tennisekultuuri ja mulle Serbias väga meeldib elada, et inimesed on väga sõbralikud ja positiivsed. Et ma mõtlesingi, et kas Mikki saab Eestis hakkama, muidugi saab hakkama Eestis, aga et kas talle meeldib see nüüd. Aga ma arvan, et talle ise alguses meeldis Mikile rohkem siin olla kui mulle, et mulle natuke rohkem nagu stressis, et aga ma arvan, Milan on väga rahul, et oleme Eestis. Ja. Te olete mõlemad tennisetreenerid. Kui palju te kodus või kui kogusate perekondlikel sündmustel räägite tennisest, jagate kogemusi, küsid emalt nõu või ema küsib hoopis pojalt nõu? Jah, eks nüüd on seda pidi, et mina pean hakkama juba nõu küsima, sellepärast, et tennis on nii palju edasi arenenud ja kõik ja minul on küll kogemusi palju, ütleme treenerina rohkem kui neil, aga tennis on nii raske ala, et igasugused nüansid tulevad mängu ja ei jõua kõigega enam kursis olla, sellepärast, et ma hea meelega tegelen oma lastega ja aitan neid ja oma emaga, kes mul on 93-aastane ja et ei saa nii palju käia kõigil nendel koolitustel ja seda uut nagu omandada, et kui ma vaatan neid noori treenereid ja siis mul on hea meel, et nemad saavad seda endale lubada ja on väga tublid, et nad seda kõike kasutavad ja need koolitused läbi teevad, mis neile pakutakse ja Leena, ma tahaks küsida su käest, kui nüüd korra jälle ajas tagasi kerida sellesse aega, kui sulle see puulabidas kätte anti ja vastu seina hakkasid tennist toksima ja sa tuled tänapäeva aastasse 2023, kui sa nüüd, kas sul on mingisuguseid selliseid paralleele või nüansse, kui sa võrdled nagu, võrreldamatud asjad loomulikult, aga mõtlen noored ja lapsed, tol ajal ei olnud neid ahvatlusi nii palju, võib-olla kui midagi tehti, siis oli natuke lihtsam, oli selles suhtes jällegi lihtsam, teistpidi võib-olla ei olnud võimalusi ja kõiki selliseid tänapäeval väljakuid ja varustust ja kõike muud on, eks ju, aga ühtepidi jällegi nagu võib-olla see nälg ja võib-olla just see, et näed, ma peangi siin toksingi vastu seina, aga ma teen seda ühte asja. Et kuidas sa neid lapsi, tänapäeva lapsi ja tolle aja lapsi võrdled või kui palju see treening, metoodika sellest sõltuvalt nagu on muutunud? Lapsed on kindlasti muutunud ka 80-ndate ja tänapäeva. Absoluutselt, kindlasti, jaa. Et kas sa näed nagu seda negatiivsena mõnes mõttes või? No, ma ütleks niimoodi, et see aeg, kui nüüd, mina alustasin ja ütleme, see nõukogude perioodi ajal, et ikkagi sporti tulid ja sattusid lapsed, kes olid sportlikud lapsed. Et kuna võimalusi ei olnud pakkuda nii palju, ei olnud tenniseväljakud, ei olnud sisehalle, ei saanud võtta ju neid lapsi, kellel oli näha, et tal ei ole kiirust, tal ei ole osavust, tal ei ole koordinatsiooni, et treeneritel nagu ei olnud võimalus selliseid gruppe üldse tehagi, nagu tänapäeval on, eks. Et ja siis oli see
sportlikud lapsed, kellele meeldis, kes ise tahtsid treeningutel käia, nemad nagu sattusid rohkem siis, eks ju, spordi juurde. Ja tennises on see eriti tähtis, et lapsele peab see asi meeldima, ta peab sealt võtma ise maksimumi, mis temal on antud, eks ju. Kas siis looduse poolt kaasa või üldse. Nii et, aga tänapäeval nüüd on see võimalus, jah, lapsed on, kuidas öelda, näiteks mina treenin lapsi, kes käivad ainult 2 kord nädalas. Aga 2 kord nädalas käimisega, sportlast ei tee, eks ju. Tund aega, 2 kord nädalas, ta õpib tennist enda jaoks. Mõned käivad ka kindlasti selle pärast 2 korda nädalas, et 3 korda, 4 korda on kõvasti kallim. See ka veel, jah, see ka veel nüüd tuleb juurde ja nii et ja üldse see, et nüüd tänapäeval spordis nagu läbi lüüa ja kui missuguseid finantse see, eks ju, nõuab ja kui sul seda võimalust, ütleme, peretoetust ei ole üldse ja sul ei olegi, eks ju, nii palju võimalusi nagu mõnel on, teisel on, siis need lapsed jäävadki, ütleme, mõned andekamad lapsed ka jäävadki sellest tippspordist nagu eemale. Et ükskõik, mis metoodikat sa nendega kasutad. Ma arvan, tennise metoodika on enam-vähem algõpetus. Ma ei usu, et seal nüüd on midagi väga palju muutunud. Näiteks, minu silm ütleb ikkagi, ma olen ikkagi ette ära öelnud, ma näen ära, kui palju on antud looduse poolt lapsele, eks ju, ja mida saab veel siis tööga edasi arendada ja paremaks teha ja kõik ja et kellel on nagu potentsiaali, ütleme, Eesti paremikku jõuda. Et selle lapse ikkagi, kui sa oled teda 2 aastat juba treeninud, sa ikka saad aru, eks ju. Nii et metoodika on algõpetus, on ikkagi üks ja sama enam-vähem, kui oli siis ja kui on nüüd. Tehnika on muutunud, aga need tehnika nüansid tulevad välja siis natukene hiljem, eks ju. Kas teie praegustest õpilastest paistab selline, ma ei hakka nimesid kindlasti pinnima, aga selline ere talent, kellele tasuks pöialt hoida? Praegu eredat talenti ei ole. Üks asi, et laps käib 2 korda nädalas tund aega trennis, et siis, aga ei ole, aga oli aastaid tagasi, kus mul jäi silm peale ühele Audentese spordiklassi tüdrukule. Neil olid kehalise kasvatuse tunnis oli ette nähtud korra nädalas, alates 1. klassist, eks olnud spordiklassid seal, korra nädalas tennis kehalise kasvatuse tunni raames ja mina andsin neid tunde ja siis mul üks tüdruk jäi silma, vaatasin, tuli sinna tundi, neid oli mul platsil kokku poistega 15 tükki, aga tema juba täitsa mängis. Teised nagu olid kõik väga nii, ei olnud tennisega, eks ju, kokku puutunud, aga tema oli nagu valmis mängija, küsisin, kas sa oled mänginud, ei, ma ei ole üldse mänginud. Ja siis ma kutsusin ta kohe nagu klubi trennidesse, et see 1 kord nädalas on liiga vähe, eks ju, see ei ole treening, see on lihtsalt lastele tutvustamine, tennise tutvustamine ja kutsusin ta klubi treeningutesse ja nüüd ta enam meie klubis ei ole, kuna meil ei olnud talle pakkuda enam, eks ju, partnereid, et edasi areneda ja kõik ja nüüd ta on oma vanustes Eesti number 1. Vaata, et juba ta on 15-aastane, aga ta juba võidab siin 18-aastasi tüdrukuid ja nii et selliseid, see oli siis nagu selline viimane talent, kes mulle silma jäi. Ja mis ta nimi on? Tema nimi on Katriin Reinvald. Reinvald, jaa. Ja Reinvald on nüüd Katriin on nüüd ka minu lapselapse Marie Johanna Lapimaa põhikonkurent oma vanustest, nii et nad on mõlemad. Aga siis, kui need koolitunnid olid, siis mis klassis ta käis? Siis ta oli 1. klassis. Aha. Hiljem selgus natukene, et ta oli käinud juba 6-aastaselt lauatennist mängimas. Et tal oli nagu kokkupuude selle reketi ja palliga lauatennise näol olnud. Aga suurt tennist alustas siis 7-aastaselt, ja
ja praegu on ta Eestis üks paremaid tüdrukuid meil, jah. Kuidas sul Uno nende talentidega on? Meil praegu klubis on, et eks need, et ma arvan, üks eredam tüdruk meil on Elisaveta Anikina, kes muidugi tema põhitreener on nagu Ain Hurtal. Ta käib ka meie grupis mängimas, et tal on, ma arvan, väga hea talendikas ja töökas tüdruk, et jõudu talle ja energiat ja kõike. No nagu te ütlesite, et praegu sõltub väga palju vanemate võimalustest, aga tol ajal, kui teie mängisite, ei pidanud hoovis rahapuud kasvama? Käis kuidagi teisiti? No tol ajal ei pidanud, jah, selles mõttes meil oli kõik varustus, treeningajad, eks ju, treener, sõidud, võistlussõidud, kõik olid nagu riigi poolt kinni makstud. Ja riigi on siis ju Eesti? See on siis jah Eesti ja ma võin ka seda öelda, et mina näiteks jah, nagu ma ütlesin, juba 16-aastaselt oli mul tööraamat, et isegi maksti mulle juba palka, hakati maksma 16-aastaselt, jah, see oli natuke, ma olin vormistatud nagu instruktorina tööle, aga tegelikult, eks ju, ma mängisin tennist ja esindasin oma klubi, ma esindasin Dünamo klubi ja nii, et praegu sellist asja ma ei ole kuulnud, eks ju, et jah, ainult sponsorid, kui nüüd leitakse sponsorid, eks ju, nii et siis jah, on need võimalused palju suuremad, eks. Mis vanuseni te selle palka saite, sest siin on, selles raamatus on ka fakt, et stipi pealt võeti ära ja siis karjäär selle tõttu ka katkeski? Jaa, nii et mina lõpetasin oma karjääri Dünamos, ma lõpetasin, ma olin 32-aastane ja siis mul õnnestus veel 2 aastat saada nimetame seda stipendiumiks, eks ju. Ma esindasin Riia armee spordiklubi ja ma olen ka üleliidulise armee spordiklubi meister segapaaris mängus koos lätlase Rosenthalsiga. Aga sinna armeesse kuulus väga palju Nõukogude Liidu tippmängijaid, nii et kes olid nagu selle all. Aga see oli mul siis 2 aastat, nii et 34-aastaselt mina lõpetasin oma karjääri. Kui suur see palk siis selles oli, et kas sellest elas ära, kõrvalotsi ei pidanud tegema? No jah, ütleme, kui ma lõpetasin noorteklassi 18-aastase, siis ma asusin ülikooli, eks ju. Aga mul see palk kogu aeg jooksis ja muidugi täiskasvanute klassist ta tõusis natuke, alguses olid need summad muidugi väiksed, eks ju, sellised toetused, pluss toetati veel ka talongidega, et me saime nagu tasuta süüa, aga seal oli see võimalus ka, et ei jõudnud ju kogu aeg söömas käia iga päev, siis sai neid talonge jälle rahaks vahetatud ja noh. Aga võrreldes keskmise palgaga oli see siis nagu üle või alla või tolleaegse palgaga? No tolleaegse, ütleme siis niimoodi, et see olenes nüüd sinu tasemest, mängutasemest. Mina ei olnud kõige kõrgema palgalisem. Selles mõttes kindlasti seal Tiiu Parmas ja Liidia Nurme, kellel olid need üleliidulised tulemused nagu paremad, eks ju, ja nad olid ka edetabelis üleliidulised minust, eks ju, eespool. Et nemad teenisid võib-olla seal natuke paarkümmend rubla rohkem, aga ütleme selline keskmine jah, palk oli ikka igal juhul garanteeritud iga kuu. Mis ei ole päris norm ikkagi tänapäeva? Tänapäeval võib olla paralleele tõmmata, kui sa oled Eesti olümpiakoondis, Eesti EOK B-kategooria sportlane vist saab paar tuhat eurot äkki või siukene, noh. Nii, ja palju meil need tennisiste on? Ei olegi, üks on. Jah, ja nendel ei kahjuks ei muutu sellest nagu midagi eriti. Sest see tennisemängija aasta eelarve ja need summad, mis sul on selle jaoks vaja, et tipptennises olla on ikkagi, ütleme nii, et 6-kordselt kindlasti. Aga tänased tipud, kes meil hetkel mängivad Portugalis Fed Cupi, Billie Jean King Cupi, on nendega ka teil kokkupuuteid on teie klubil? Minu klubil, nüüd ma töötan Audentese spordiklubis, eks ju,
ei ole nii palju, kui ma näen neid treenimas seal klubis teinekord, Kaiat ja Anett, eks ju, ja nii et nii palju on, Marleen Nuudit ma tean väga hästi, sest Marleeni isaga me mängisime. Maileen, jah. Mängisime koos. Tiit Nuudiga me omal ajal noorteklassis mängisime koos ja nii et nii palju on kokkupuudet. Nemad tunnevad mind arvatavasti, mina tean neid ja kuhu ma tahan tüürida on see, sellist nagu treenerina sellist kokkupuudet meil ei ole. Neil on oma kindlad treenerid, eks ju, ja kellega nii et kuhu ma tahan tüürida on see, et kui Anett või Kaia satuvad kõrvalväljakule treenima, mängima, kas siis kogu ülejäänud elu peatub selles saalis, kas siis lapsed tunnevad ära Kaia Aneti ja jooksevad nende autogrammidele tormi? No me ikka oleme püüdnud siis kohe lastele öelda, et vaadake, kes teil seal kõrvalväljakul mängib ja tutvustame ja osa teab lapsi ja osa lapsi ei tea, eks ju, et kuidas kellelgi huvi on selle tennise vastu parasjagu olnud ja nii et see on ikka väga vahva, kui meie noored näevad, kuidas meie tipud tööd teevad. Mina nimetan tennisemängu töö tegemiseks. Ja ma tihti ütlen ka, meil on selline oma grupi chat oma õpilastega, tenniseõpilastega, et kui Kaia või Anett on meie klubis, teevad trenni, et tihti, et tulge kõik kell 2 väljakul number 4, et näete õiget asja. Et muidugi lastel on koolide värgid särgid, et tihti on seda tulla need trennide ajal, aga ikka proovime neid kursid hoida, millal need trennid on. Eelmise aasta lõpus tegin Märt Kivirauga intervjuu, samuti podcasti raames, siis Märt ütles, et pärast seda Tallinna VTA turniiri 2 nädalat ei läinud ükski pall enam väljakusse, sest nad tahtsid lüüa samamoodi nagu Kaia ja Anett löövad. Jah, enam-vähem jah. Jah, seda jah. Me oleme ka kuulnud seda ütlust. Aga jah, et tõesti, et lapsed imiteerivad Aneti ja Kaia mängu, proovid imiteerida. Tihti me proovime ka lapse korrigeeriga, et Anett ja Kaia mängisid natuke teistmoodi, kui nad olid noored. Et nad ei olnud nii nagu agressiivsed ja ründavad, et natuke mitte kaitsvalt mängida, neutraalselt mängida, aga nad tahavad ikka imiteerida meie profe. Leena, te ütlesite, et kui me rääkisime Tiiu Parmasest, et tema oli selline kaitsev mängija, milline mängija teie olite? Taktikaline tuleb välja. Jaa, minu mängustiil oli ikkagi selline agressiivsem. Mina tahtsin ise kogu aeg punkti ära võtta, ise midagi teha väljakul, et punkti võita. Puuparandu tennis? Jah, ja võib-olla selle tõttu see kaitsemäng natukene jäi nagu nõrgaks mul. Mul ei meeldinud kaitses olla ja aga seda oli ka vaja, kindlasti oli vaja, nii et ja kui oli, ütleme siis niimoodi, et kui mul ikkagi kõige parem vorm ei olnud, siis võt see agressiivne stiil, eks ju, siis tänu sellele tulid seal ka mõned niuksed, tuli ka kaotusi, eks ju, et mulle meeldis võrgust käia, mulle meeldis hästi täpselt lüüa, ma otsisin kogu aeg, eks ju, väljakul seda võimalust, et vastane ei saaks palli kätte, aga ikka kõik ju oskasid ju joosta ja liikuda ja siis väga palju läks neid palle sinna joone juurde ja kui ta ikka natuke jälle välja läks ja tuli niukseid, vigu tuli omal sisse, eks ju, aga kui ma ikka hästi treenitud olin ja siis oli minu vastu ikka küllaltki raske mängida. Seda on kõik liidusportlased, keda ma sealt top 10 ikkagi omal ajal ka võitsin, nii suvistel liidumeistrivõistlustel kui ka talvistel, kes kuulusid sinna top 10-sse, siis kõik ikka ütlesid, küll sinu vastu on raske mängida, kui sul kõik välja tuleb. Et ma olin suhteliselt agressiivne mängija, mulle meeldis võrgus mängida, nii et aga mul ei olnud sellist relva nagu, et oleks olnud üks väga hea löök, eks, ei olnud eeskätt sellist tugevat relva. Tagakäsi oli mul isegi, võiks öelda, natuke kindlam löök kui eeskäsi. Nii et... Isa Villem alati, kui mina olin noor, et isa
Villem isa ütles, et proovi lüüa oma taaga lõiget ja taaga vollet nagu sinu ema, et emal oli väga hea taaga volle ja taaga lõige, et ma proovisin nagu imiteerida. Õnnestus siis või päris ei saanud ikka? Ei saanud käpa noorena, aga praegu ma arvan isegi tuleb midagi välja. Ja selles samas ajalooraamatus, ma eeldan, et Ants Põldoja tegi need intervjuud teiega siin, olete ka öelnud, et tagakäsi jäi puudulikuks lausa. Et ei olnud kiiret löögi lõppu nagu Sinkevitš Nurmel, tahtsin eeskätt lüüa avatud asendist nagu tänapäeval, kuid Evald Kree ei lubanud. Jah, eeskäest on jutt, jah, mitte tagakäest. Ja. Just see oligi see, jah, et mul ei olnud sellist, jah. No Liidia oli, ütleme siis võib-olla füüsiliselt ka minust natuke tugevam ja temal oli, jah, see eeskäelöök oli tema relv. Jah, et see oli tõesti võimas. Seda isegi võib võrrelda tänapäeva, ütleme naiste eeskäega, et ja ta läks kogu aeg pallile vastu ja võttis, eks ju, lennult ja mina nagu, jah, minul sellist eeskätt ei olnud, nii et kahjuks, jah, oli see. Aga ma treenisin küll ja proovisime igat pidi ka Evald Kree, eks ju, üritas ikka seda eeskätt mul parandada, aga ju siis ikkagi ei olnud seda agressiivsust mulle antud eeskäe poolt. Milline mänge sa olid, Uno? Relvad ja puudulikud kohad? Minu relv oli nagu isal, et eeskäsi, et puudulik oli mul tagakäsi. Ja aga rääkides emast, et kui ema rääkis, kui mul üks loo, et kuidagi tuli jutuks, et kuidas sul see taaga volle nii hea oli. Tema ütles niimoodi, et treener, siis, kes see treener oli, me mäletan noorena, et treener ütles, et kui sa lähed hommikul kooli, võtta ajaleht kätte, sa pead tegema, kui lähed jala koolist, kodust kooli, ta pead tegema seda liigutust terve tee. Ajalehega? Jah, ajalehega. No isa teeb sul kogu aeg seda liigutust, ükskõik mis hetkel. Teda näeb alati seda liigutust tegemas. Et see, ütleme alati, et ütleme noortele, ma ütlen noortele ka, et see nagu löögi imiteerimine alati selline, kas oli hea trenn, et midagi ikka läheb paremaks, et kui sa proovid õied liigutust teha. Ja kusjuures mul tuleb sinu selle jutu peale meelde sinu hea sõber, konkurent Vladimir Ivanov, kes ütles, tema väga palju tegi peegli ees imiteerivaid liigutusi, hästi palju treeningust oli tal see osa, et ta vaatas peeglis enda liigutusi. Tal on ju väga ilus tehnika, eks ju, väga tehnika. Et jah. Eks see on ka, mis me oleme kuulnud, et see on Ida-Euroopa tennisekultuuri osa, selline löökide imiteerimine ilma pallita. Et tihti varem oli probleem meil see, et meil polnud piisavad väljakuid. Ja palju ka ei olnud. Polnud nagu võimalust üldse mängidagi väljakul. Et me pidime mängima, et ema ka pidid mängima kas või kuskil koridoris. Sealt see tulnud on. Jah, et see... Ma siia saate lõppu tahaks küsida ikkagi Evald Kree kohta ka natuke, et ega meil palju need Evald Kree õpilasi, palju meil õnnestub siin tänapäeval intervjueerida enam, et olen lugenud, et üsna huvitav kuju, et huvitav fakt, et oli võimeline poole minutiga suppi alla neelama, et aega ei saa ju raisata. Et kas see väljend iseloomustab teda kuidagi, milline inimene ta oli? No Evald Kreest rääkida, jah, siis ta ikka jättis väga sügava mulje, ta oli inimesena, oli hästi huvitav, hästi intelligentne, ta oli ka 2 ülikooli minu teada lõpetanud, eks. Mõned raamatud kirjutanud. Ja ta oli õppejõud pedagoogilises, see aeg oli pedagoogiline instituut kehakultuuri osakonnas. Nii et ja tema tegi oma tööd südamega ja kutsutakse teda ju Eesti tennise isaks isegi ja ta tõesti oligi nagu mina vähemalt tundsin seda, et ütleme, mina enamus aja kasvasin ilma isata, et ta oligi nagu nagu isa ees sul, et ta oli väga hooliv, püüdis sind alati aidata, aitas ka väga paljude asjadega nõukogude ajal. Nii et
ta oli väga huvitav inimene, ta reisis ju väga palju, ta ju liidukoondise juures ka ju treener, eks ju, ja kuna temal olid keeled suus, siis ta käis väga palju kaasas, igal pool oli delegatsioonides seal ja tänu, Leius ka oli, eks ju, võistkonnas, siis seda enam veel. Nii et siis ta rääkis alati oma muljetest ja ühesõnaga igatpidi selline treener suure algustähega. Tegi käredat häält ka, kui vajali? Ikka tegi, loomulikult tegi. Isegi ma olen tema käest mööda pead saanud väikse niukse. Tänapäeval oleks ju pealtnägija käis. Ei saaks öelda, et kõrvakiilu, aga et ikka kui oli vaja, siis ta ikkagi hüppas peale ja ta oli ikka kasvatas meid, ta oli ikka pedagoog, ikka täielik pedagoog ka, treener, pedagoog, eks ju. Aga kas ilma Evald Kreeta oleks teist saanud selline mängija, nagu te olite? Jah, ma arvan, et ma ikkagi vähemalt Eesti tasemel oleks olnud ikkagi siin tipus, jah, et seda ma ei saaks, näiteks treener Rein Sander oli ka minu kõrval ka hiljem, nõu ja jõuga, ta ei viinud läbi minu treeninguid, eks ju, ega tema oli ikka, tegeles oma noortega ja tal oli oma töö, aga võib-olla siis oleks jälle keegi teine treener Eestis, nagu öeldakse, hakanud minuga tegelema, kui Evald Kreet poleks olnud, nii et ma arvan, et tema panus oli ka kindlasti ülisuur, eks ju, Evald Kree panus, aga teised treenerid nägid ikka minuga vaeva, nii et ma arvan, et ma oleks ikkagi liidutennises ka kaasa veel löönud ja kui Evald Kreet poleks olnudki, eks ju. Kes Uno sinu treenerid olid? Minu esimene treener oli ema Leena, et ma mäletan, minu elu esimesed, ma arvan, niisugused mälestused või pildid minu elust ongi, et olen seal Kadrioru väljakute põrandal ja viskan palle, püüan palle, viskan palle, vahepeal lõin palle. Ja siis oli isa Villa muidugi mul treener, mitte ametlikult, Alo Jassalu, Ain Surtal ja Arri Nepi oli meil, ma arvan, täielikud legendid. Aga Leena, see oma lapse treenimine, see on ikka päris raske vist? See oli ikka päris raske, jah, ja nii palju võin öelda, et Uno, ma hakkasin treeneritööd tegema siis, kui Uno oli 3-aastane. Ma olin muidu ju lastega kodus, eks ju, Uno sai 3-seks, siis sai siin lasteaeda teda pandud aga tihti sai ka halli kaasa võetud. Kas siis nädala lõppudel või suvel, eriti suvel oli ju põhitöö tegemine, eks ju. Hommikust õhtuni olime väljakul ja siis lapsed olid kaasas ja nii et, aga Uno võttis reketi kätte alles 6-aastaselt. Ta enne keeldus, ta ei võtnud reketit kätte. Ta tegi seal muid asju, jooksis seal niisama ringi ja pallidega tegeles ja vaatas, kuidas teised seal mängivad aga 6-aastased, siis ta üks päev ütles mulle, et anna mulle ka reket. See on mul meeles, jah. Ja ülejäänud on ajalugu, nagu öeldakse. Jah, aga üldiselt ma kahetsen, et ma temaga liiga kaua tegin. Ma oleks ikkagi pidanud ta andma kohe võib-olla meestreenerile ja võib-olla poisil on eriti, eks ju see, võib-olla oleks oluline, ta oleks rohkem sõna kuulanud. Ta oleks võib-olla olnud rohkem motiveeritum siis, jah. Et eks tal tuli ka see algus tuli natuke kergemalt kui võib-olla mõnel teisel lapsel, eks ju, ja see suhtumine treeningutesse ja kõik see pool oleks võib-olla siis kohe algusest peale olnud juba see õige. Ja nii et ega kerge ei ole, jah, oma lapsi treenida. Lapsed ikka kasutavad ära, et ema on, kellel on hell süda ja Nojah, aega tagasi ei keri, läks nagu läks. Läks väga hästi lõppkokkuvõttes. Ma arvan, meil see saade läks ka lõppkokkuvõttes väga hästi, et kuidagi jälle linnulennult on läinud meil siin tund ja 15 minutit. Kuidagi tänapäeva tagasi jõuda, siis ma ei tea, kaugel see liivahooaeg meil üldse veel on, et viimad on päris ilusad.
juba ei saa mängida või? Ma arvan, meie läheme oma gruppiga homme mängima. Ohoh. Et loodame, et ilm on mitte vihmane, et mitte väga tuuline. Eile nägin Fooruse spordikeskuses Kenneth Raismat, kes ütles, et nad on juba 2 trenni Oliver Ajakõrga õues teinud laagris, et nüüd on need moodsad liivaväljakud, mis saab varem mängida, nii et ilm on ju tegelikult täiesti kõlbulik. Mujal Lõuna-Euroopas mängitakse aastaringselt, et tegelikult meil on väga hea ilm juba. Ammu, õue. No eile oli väga suvine. Ma läksin hallist välja, kell oli 5 ja täitsa nii, et nagu suvi oleks väljas. Aga nii, et mingi õue tennist mängima? Ja eriti kõva katte peal saab igal juhul juba mängida. Aga aitäh, Uno ja Leena tulemast. Soovin teile edu isiklikus elus, töös, tenniseväljakul ja veel kord aitäh! Aitäh! Teile ka aitäh kutsumast! Aitäh ka kuulajatele, järgmise saate, Riho, peame ka kuidagi aprillis purki saama, vaatame, kas FedCupi seltskonnast keegi. Billie Jean King Cup peaks läbi olema, ja oleme juba siis varsti Prantsusmaa lahtiste ootuses. Jah, ennem on Madrid-Rooma sellised vahvad turniirid. Loodame, et meie naismängijad ka osalevad. Jah, aitäh tulemast, aitäh kuulamast, kõik head! Matšpalli pani mängu Unibet, mängijatelt mängijatele.